tere tulemast tagasi vaatama Piletilõvi saatesarja Noortegija. Mina olen Roberta. Täna olen ma küll üksinda, kuid ärge muretsege, juba järgmisel korral on ka Mariel tagasi. Ja minuga on liitunud armas Tiina Adamson. Tere. Sinu teatri ja muusika karjääri jooksul on palju hetki, kus ma oleksin võinud sind siia kutsuda ja sinuga rääkida. Sellepärast, et ma arvan, et sa oled alati olnud väga imetlusväärne muusik ja näitleja. Aga nüüd viimasel ajal on toimunud üks sündmus, mis on kohe eriti eriline ja sellepärast oled sa täna ka siin. Selle ja paljude muude asjade pärast, nimelt oled sa Eesti otsib superstaari finaalis. Kas see vastab tõele? Jaa, see vastab tõele. Ma mõtlesin tõesti, et nagu Siim Aimla ütles kunagi mingis intervjuus, kui ta laulupeol dirigeeris, et tasub ikkagi nagu flirtida kuulsusega või kommertsiga või midagi, see on siis minu moodi nagu flirt sellega, et nagu laiem avalikkus ka teaks mind. Kuna sa oled olnud hästi palju ikkagi pigem klassikalise muusika või džässmuusikaga seotud, sa oled Otsa kooli lõpetanud, hetkel sa õpid Rootsis, džässlaulu, et kas Eesti otsib superstaari on olnud üldse nende unistuste seas? No minul oli sellega selline pikk lugu, et kui ma olin noorem, eks ma siis ikka mõtlesin, et et kas läheks või ei läheks või, aga siis mulle tundus, et nii hirmus oleks ennast panna sinna kõigi nagu kiita ja laita ja kuidagi mulle tundus, et need meelelahutuse lõuad on nagu nii suured, et ma ei julge sinna vahele ennast küll panna ja ma ei läinudki, ma tegin igasugu muid asju, tegin lihtsalt kontserte või õppisin muusikat, käisin seal Otsa koolis ja mul oli pidevalt igasuguseid projekte ja nüüd alles hiljuti seoses just seal välismaal õppimisega ma tunnen, et kiitke ja laike, et ma ei tunne, et ma võiksin sellest nüüd eriliselt haiget saada või et see võiks mind nagu kahjustada või minu mainet kahjustada, sellepärast, et ma olen lõpuks ometi enesekindel ja et ma võin võtta ette igasuguseid väljakutseid, et ma ei tunne, et see saaks mulle halb olla. Aga räägi algusest, et kuidas sinust sai muusik ja kuhu sa oled tänaseks jõudnud oma haridusteekonnaga? Kuidas minust sai muusik? Noh, mingis mõttes, kas ma olen siiamaani muusikuks saanud, on ju peaks vist nagu küsima, aga ma teatasin umbes, kui ma olin 7-aastane oma vanematele, et ma tahan minna muusikakooli, siis ma läksin kõigepealt plokkflööti mängima. Ma ei tea miks, aga ma mängisin seda 7 aastat, siis ma läksin klaverit mängima, siis ma tahtsin kooris käia, ma tahtsin laulda, ma olen kogu aeg ise nagu tahtnud neid asju lihtsalt teha ja ma hakkasin laule kirjutama millalgi ja kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma mäletan, et mul oli selline mõte, et ma mõtlesin, et Otsa kooli ma ju ikka ei lähe, aga siis mu ema ütles mulle kuidagi, et aga mine proovi, mine sinna katsetele, eks mu ema on alati teadnud või näinud, et mulle hirmsasti meeldib muusikaga tegeleda. Ja siis ma sain sinna sisse laulmisesse, siis ma enam kuskile mujale nagu ei proovinudki ja siis sealt hakkas see pall nagu niimoodi veerema, et esinesin siin ja seal ja vahepeal isegi täitsa ei pidanudki mingit muud tööd tegema, aga mul on teatritaust ka natukene olnud, Vanalinna hariduskolleegiumis käisin teatriklassis, siis sealt niimoodi tutvuse kaudu pakuti mulle Nukuteatrisse rolli, siis ma töötasin 2 aastat Nukuteatris, aga siis tundus, et ma ikkagi pean muusikat tegema ja siis oli küll üks suur tagasilöök oli minu jaoks, kui ma tegin katse muusikaakadeemiasse ja ma ei saanud sinna sisse džässlaulu. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd või mitte kunagi, et ma lähen siis välismaale ja siis ma läksingi. Ja nüüd ma olen siis pendeldanud niimoodi Eesti ja praegu sa oled siis kus koolis täpsemalt? No praegu ma olen Stockholmi Kuninglikus muusikaakadeemias, õpin džässmuusikat. Ja mis kursusel? 2. kursusel. Kas see superstaari saatega liitumine kuidagi su õpinguid on mõjutanud? See on väga halb minu õpingutele, mis seal salata. Alguses ei olnud hullu, sest et need voorud ja filmimised olid nii harva ja need algasid suvel, aga nüüd, kui ma finalistiks sain, siis mind sisuliselt ei lasta üldse Stockholmi, ma nüüd 2 nädalat ei ole üheski loengus käinud, ainult nendes, mis on Zoomi teel, sest pandeemia. Aga ma olen rääkinud oma õpetajatega ja kooliga ja nad toetavad mind ja nad on öelnud, et ma siis küsiksin mingit iseseisvat tööd, et ei tea, mis saab. Aga kuidas see finaali jõudmine on selles mõttes olnud seotud sinu õpingutega, kas sa tunned, et see ongi see põhjus või et oleksid ka näiteks 6 aastat tagasi, kui sa veel ei olnud ühtegi kooli lõpetanud, kas sa oleksid ka siis samas kohas oma laulja karjääris või on see haridus just see, mis on sinna viinud? Ma arvan, et see ei ole olnud nii väga see haridus, kuivõrd see, et ma lihtsalt mulle meeldib laulda nii väga ja mulle meeldib esineda ja minus on see kihk, et mida suurem lava, seda parem. Tegelikult ma õudselt naudin seda nagu salaja, kuigi ma ei lähe seda niimoodi kuskile kuulutama või midagi, et
No haridus on mind kindlasti aidanud vokaaltehnika mõttes ja laulmise mõttes. Mul on siin olnud ka igasuguseid perioode oma häälega, kui ma teatris töötasin, siis mul läks hääl täitsa ära, sest et ma nagu tegin üle tööd häälele ja siis tänu oma haridusele seal Stockholmis headele õpetajatele ma sain hääle jälle tagasi, tänu sellele ma saan seal saates üldse laulda. Et nii ja naa, ikka muidugi haridus alati aitab, aga see ei ole olnud see ainus ja nagu määrav. Kas haridus aitab ka vokaaltehnika arenemise kõrval lihtsalt sellist personaalset enesekindlust kasvatada või kuidagi laiemalt nagu silmaringi ja sellega kaasneb see, et sa saad ise kuidagi suuremaks inimeseks? Minu arust ei aita selles suhtes üldse, et kui sa tahad ikkagi laia silmaringi, siis sa pead lugema raamatuid ja meediat ja mis maailmas toimub ja et laulmine ja üldse muusikaga tegelemine võib olla selline väga kitsas valdkond, et sa oled nagu sisuliselt nagu sportlane, muud kui harjutud 8 tundi päevas teed oma asja, et sa ei pea tegelikult teadma mitte midagi eriti laiast maailmast. Ja sina pigem ei taha olla see inimene, et sa tahad olla kuidagi laiahaardelisem? Ma tahaks olla laiahaardelisem, jah. Aga kuidas on see hääle probleemid, mida sa mainisid, siis mõjutanud sinu vaimset elu ja seda, kuidas see teekond nagu on kujunenud koos nende probleemidega? Ma võin öelda, see on olnud väga raske, sellepärast, et kui sa armastad laulmist nii palju kui mina ja kui sa tegeled oma häälega, no ma töötasin lauluõpetajana ja näitlejana ja lauljana, siis mul olid mingisugused esinemised mingites Chicagos näiteks, mingites lokaalides nagu ja siin-seal mingi jõulukontsert ka. Et siis ühel hetkel, kui ma ei saanud enam häälega teha kõiki asju, mis ma tegin, siis ma sain aru, et ma olen terve oma elu või nagu professionaalse elu rajanud oma häälele. Ja siis see kukkus kõik ära ühel hetkel ja hääl on selline salakaval asi, et sa justkui ei mõtle sellele igapäevaselt, aga tegelikult me vajame seda nii palju selleks, et suhelda, selleks, et endast märku anda või kas või hüüda kodus teises toas, et ma olen siin, ma olen kodus, hei, ma tulen sööma midagi ennast ja siis sa ei saa nagu hüüda, sa ei saagi suhelda. Et see on, ma arvan, et kõikidel, kellel on häälega probleemid, on see väga ränk ja siis on veel see huvitav asi, et inimesed, kel pole kunagi neid probleeme olnud, nad ei saa sellest aru. Nad ütlevad, et mis sul ikka tuleb homseks tagasi, aga kui see on nagu päriselt nagu mingi vigastus, siis see ei tule. Et sellega annab psühholoogiliselt ikka päris kõvasti maadelda, et ma olen laulja, kellel pole häält, see on mingi selline täiesti nagu, no mul oli see väga, isegi kõige raskem periood minu elust oli see, kui ma ei saanud laulda ja ma ei saanud teha seda, mis ma kõige rohkem tahtsin teha. Et selles suhtes mul on nii hea meel, et kogu see Rootsi ja see Superstar, see on minu jaoks tulnud nagu mingi paisu tagant, et ma ületasin ennast, ma ei andnud alla, ma jätkasin laulmisega, ma tegin oma hääle korda ja nüüd siis ma olen seal suurel laval ja see Superstar, aga minu jaoks on kõik selline nagu pudi-padi, et minu jaoks on kõik olulisem see, et ma ei andnud kunagi alla, et ma laulan hoolimata kõigest, mis on vahepeal olnud. Kas sul oli ka hetki, kus sa mõtlesid, et ma hakkan hoopis pillimängijaks, et sa oled ju klaverit mänginud ja et kuidagi mingid muud moodi seda muusikakarjääri edasi ajada? Ma olen mõelnud, et ma tahaks laulukirjutajaks saada või nagu töötada niimoodi, et ma võin teistele ka kirjutada. Ja tegelikult ühe tüdrukuga, kellega me olime siin Superstari saates koos hotellitoas, Anna-Maria Pager, kes on Saksamaal kasvanud, temaga me mõtlesime, et ma ei tea, kas ma võin sellest rääkida veel, aga kindlasti võin. No ühesõnaga me mõtlesime, et mida me ootame, kelle järel me ootame, et teeks oma plaadifirma. Et me tahame suvel teha nüüd laulu kirjutamislaagrit, aga see on kõik selline, et tulevikus teeme, et praegu see ei ole veel reaalsus, aga ma väga loodan, et me üksteisel hoiame nii-öelda natist kinni, et me ei lase sellel mõttel nagu lihtsalt ära hajuda kuskile minevikku, et me teeme ka vähemalt need laululaagrid võiks teha ja võiks kirjutada, sest ma tean, et tema ka väga tahab kirjutada muusikat ja tahab kirjutada laule. On ju. Aga kuidas sa said siis üle oma hääle probleemidest? Kes sind aitas ja mis sind aitas? Ja mind aitasid päris mitu inimest. Üks väga suur aitaja oli üks Muusikaakadeemia muusikapedagoogika professor Vilja Šlisevski, kes on ise endine ooperilaulja, Vanemuise solist oli kunagi siin nõukaajal ja tal on nii palju kogemust, ta on paljusid aidanud nende häältega. Ta on selline lavatagune, ma ütleks üsna suur jõud Eestis, kes on paljusid lauljaid ja näitlejaid aidanud. Ja see on selline nagu eriala haigus nii-öelda, et paljudel elualadel on, et kui sa oled näiteks dirigent, siis väidetavalt võivad olla südamehaigused, sest et sa teed oma tööd otseses mõttes südamega kui ka siis nagu füüsilises mõttes, et sa kogu aeg nagu nii-öelda
sul on see mootor nagu siin, sa pead kogu aeg vehkima ja siis võivadki tulla südamehaigused, et lauljatel, noh, lauljal on häälehaigused ja tema on see, kes on nii palju mind aidanud. Just täna ka ma helistasin talle, et Vilja, et ma ei tea, mul on hääl natukene juba stressis ja ta ütles mulle, et talle tundub, et see on psühholoogiline pinge, et ma pean ennast tõestama, ma pean kellegagi võistlema, kedagi üle laulma, et nii tore on aeg-ajalt kuulda kelleltki. Sa ei pea ennast tõestama kogu aeg, et jää iseendaks, tee oma asja. Ja talle olen väga tänulik, tema tegi nagu korda mu hääle. Aga kas sa oleksid nõus näitama paari hääleharjutust ja äkki mina saan ka kaasa proovida? Võin näidata täna just Vilja ütles mulle telefonikõnes kõige imelikuma hääleharjutuse üldse. Ütles, et hinga nagu surnud lehm. Ja vaatajad saavad siis ka proovida kaasa ja vaadata, kas nende hääled paranevad. Ja, aga ma arvan, et seda surnud lehma harjutust praegu siin kameras ei teeks. Aga me võime teha... Noh, kõige vanem levinum vana hea on ikkagi ja siis on veel nagu väike auto ja suur auto. Ja. Väga hea, ma tulen hääled nii palju parem juba. Ja kui see välja ei tule, veel tekib mingi siis järelikult ei ole piisavalt hingamist. Siis peab sügavamalt hingama, läbi nina on väga hea hingata. Niimoodi roided laiali ja teed nii kaua, kui suudad. Ma parimatel päevadel ma tegin 11 korda niimoodi üles, alla praegu tuli ainult 6. Aga kui distsiplineeritud sa oled oma harjutuste, üldse laulu harjutamisega, praegu Superstaari ajal, kas sul on mingi rutiin ja hoiad sellest kinni? No praegu ma ikka püüan iga päev lähen teen oma hääleharjutused, lähen laulan oma laulu läbi, et kui iga nädal on vaja uus laul teha ja uuesti nendest särada ennast kõik anda, siis see peab olema lihasmälus, tegelikult kõik need lavalised liikumised ja laulud ja sõnad, see peab olema kõik nagu keelelihastes, et laval ei ole nagu väga aega enam meelde tuletada, mis see teise salmi sõna nüüd oli, et siis on juba hilja. Kõik on ettevalmistuses selles nii-öelda etenduskunstides on kõik ettevalmistuses kinni tegelikult. Mitte kõik, teatris ei ole, aga tihtipeale muusikas ja tantsus võib-olla on küll. Kas sulle tundub, et see Superstaari telgitagused jäävad ikkagi vaatajale väga nii-öelda nähtamatuks, et seal taga toimub metsik töö ja vaen ja selles suhtes higi ja pisarad? Pisaraid seal on küll mõnel valatud, jah. Selles suhtes ei jää miskit enam telgi taha, sest kõigil on ju Instagram ja TikTok ja need intervjueerijad käivad seal ringi, kuidas me harjutame ja kõik, et me oleme väga nii-öelda pildis ja valgusvihus pidevalt, ma tunnen. Aga just see töö nagu häälega ja see, mida mina tahan öelda iga lauluga, see on iga ühele ikka nagu sisemine töö, ma tunnen küll. Ja samas on see, et te olete mitte ainult lauljad, vaid seal kontekstis ka suuresti lihtsalt nii-öelda teletegijad või reality TV show on meil. Kas sina oled seda sorti inimene, kas sulle meeldib nagu see kogu kompott kokku või rohkem ainult esinemine ja laulmine? No ma pean ütlema, ma ei ole selle reality TV show fänn. Meil on iga esmaspäev teisipäev filmimised, me filmime, kuidas me käime küll arstikeskuses ja batuudikeskuses. See on natuke ju ka selleks, et lihtsalt teid ennast promoda, et läbi selliste tegevuste saate te inimestele lähemaks. Ja vist küll jah, et meid näidatakse ikka erinevates olukordades. Ja siis tegivadki päris fännid, et ainult seal 2 minutit esinedes te võib-olla ei jõuagi. Jah, võt sul on õigus võib-olla jah, et see on kindlasti hea mingis mõttes ka. Aga tihtipeale on meie jaoks, et üks intervjuu, teine intervjuu, pildistamine, kolmas intervjuu ja siis õhtul on veel see pidu ja siis seal peol ka filmitakse, et seda on päris palju, ma tunnistan. Kus oma mõtetes ja unistustes oled sa juba nii-öelda saanud selle saate tulemuse kätte ja lihtsalt selle tulemuse nagu pealt sõidad mingis oma unistuste elus või sa praegu naudid seda? Ma juba olen saanud kätte oma tulemused. Ma ei tohi palju sellest rääkida, aga ma võin öelda nii palju, et plaadifirma Universal on meist kõigist finalistidest väga huvitatud. Ja minu jaoks, kui sealt saaks miskisuguse koostöö või kas või avaldada mõne oma laulu, mis ma olen kirjutanud, siis see ongi juba minu unistus ja kõik need lavad ja pildistamised ja filmimised ja meil on ju liikumisõpetaja, kellega koos me arutame, mida ja kuidas me tahame teha ja kus pilgud ja mis sisemise tunnetusega, et see on kõik minu jaoks selline, millest ma võib-olla tõesti unistasin 8 aastat tagasi, vahepeal ma juba lasin sellest lahti ja nüüd mul järsku ongi see elu, et minu jaoks on see tegelikult kõik suur üllatus ja. Kas ka näitlemiskogemus tuleb praegu sinna nii-öelda ühte kokku, et ta aitab sind, jah? Minu jaoks tuleb selles mõttes, et ma ei karda enam lava, et ma vaatasin Eesti teatriagentuuri statistikast, et ma olen 106 etendust andnud Nuku teatri laval, mis on nagu pööraselt palju isegi, aga
aga meil olid jah lavastused või tähendab etendused, kuhu isegi oli kutsutud Kersti Kaljulaid ja siis ma pidin selleks valmis olema oma hinges, et nüüd istub president mul esireas ja et ma siis ikka hästi mängiksin ja seal teised väga head näitlejad olid saalis ja mina ju tollal tundsin, et ma ei ole nii hea näitleja, alles nii alustav, et minu jaoks need hetked kõik, siis mul oli veel üks kord, kui mul oli tegelikult hüppeliigase vigastus ja ma kõndsin karkudega ja siis enne etendust ma viskasin need kargud nurka, tegin etenduse ära ja pärast etendust võtsin kargud jälle välja. Et selliseid enese ületamisi on olnud minu jaoks enne ka päris palju ja siis ma enne seda otse-eetrit ütlengi seal, et sain sellega hakkama, saan nüüd ka selle otse-eetriga hakkama, et pole hullu midagi. Selles suhtes ma tunnen, et see kogemus esinejana minule on väga suur, tegelikult väga suur kasu ja eelis, et ma iseendas ei pea kahtlema, et ma tean, et ma saan hakkama, olgu mis on. Ehkki sa oled väga palju teinud ja nii muusika- ja teatrimaailmas, siis siiski nagu see tähelend on nüüd saabumas. Ja see ei ole nagu olnud nii lineaarne teekond. Üldse mitte, mul on olnud täielik Ameerika mehed. Kas ma arvan, et väga paljud noored on sinuga sarnases olukorras ja ma arvan, väga paljud noored on ammu juba alla andnud ja mingile muule elualale läinud. Ma tahtsin ka ajakirjanikuks hakata vahel. Ikka tahan veel natukene. Aga kas sa tunned, et sul oleks neile inimestele midagi öelda? Jaa, ärge andke alla. Ja ma tahtsin ka alla vanda vahepeal, jah. Aga see oli just too hetk, kui ma olin saanud sisse sinna Stockholmi kuninglikku. Ja siis mu isa oli see, kes andis mulle seda nõu, et no kui sa juba nii kaugel oled välja jõudnud, et kuidas sa siis nüüd alla annad, et pigem vaata, mis see kool sulle tooks ja äkki seal on head õpetajad, kes aitavad mind minu häälega ja aitasidki ja mul on hea meel, et ma sel hetkel nagu kriitilisel hetkel ei andnud alla. Nüüd võib ju ka mingit pidi mõelda, et Superstar, et see on ju ainult hetkeline valgusvihk, et see ei pruugi olla üldse millegi suure algus, see võib olla, ma kukun saatest välja ja kõik unustavad mu ära, aga ma arvan, et ma olen juba nii kaua olnud selles muusikamaailmas, et ma ei jäta enam nagu katki, et nüüd, kui siis nüüd saabus see justkui nagu mingi tähelepanu, mis on minu puhul suure töö tulemus, et siis ma ei saa seda jätta lihtsalt niisama, et ma ikkagi püüan seda kasutada lihtsalt mingisuguse hoona ja et siit ma alles alustan. Aitäh, Tiina, sulle tulemast. Ma soovin edu ükskõik mis tegemistes Superstaris, oma singli väljaandmises või hoopis mingil muul rajal, kuhu elu sind viib. Ja meie kohtume teiega juba ülejärgmisel nädalal. Aitäh vaatamast!